Võro, oma ja hää. Nii. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatsee. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatsee. Kes korralikult sööb, seega mängib ja teeb tööd. Tervislikult ikka tea, jätku leiba isu head. Tere, mina olen Juss. Kes sina oled? Tere Juss, mina olen Kokk. Kuule, mul on sulle väike kingitus ka. Jänesele vist sobib porgand. Aitäh. Nii. Mis see tähendab, et sa kokk oled? Kokk tähendab seda, et see on selline inimene, kes oskab süüa teha. Mis me täna süüa teeme? No ma mõtlesin siin tükk aega, ma teadsin, et sa külla tuled mulle täna ja mõtlesin, et ma õpetan sind veidikene, õpetan sind ja võib-olla lapsi ka tegema ühte toredat võileiba, sellepärast et tavaliselt ikka tulete uuest tuppa, eks ole, ja siis on kõht tühi ja tahaks mingit toredat võileiba teha, aga päris tavalist võileiba ka ei taha, seepärast teeme natukene eripärase võileiva täna. Hakkame siis võileiba tegema. Jah, selleks on vaja loomulikult võid. Tead, millest või tehakse, jah? Ei tea. See tehakse lehmapiimast ehk siis lehmapiimakoorest. Mina olen vanaema juures näinud lehma. Tõsi ka või? Mis värvi lehm seal oli siis? Kirjulehm. Kirjulehm oli. Kas sa kartsid ka või? Ei, mina lehmi ei karda. See on tore. Sa oled tõeline vahva Juss siis. Kuule, aga alustame siis sellest, et mina hakkan ette valmistama saiasid. Meil on siin tore muuseas. Kas sa tunned sellist tegelast nagu Mõmmi? Mõmmi on minu sõber. No näed, ja Mõmmil on tulnud selline tore võileivavorst välja ja mõtlesingi, et äkki teeme siis Mõmmi võileivavorstist sellised toredad südamevõileivad. Siis on vaja meil tomatid, natukene võiks sellist maitserohelist ka olla. Kas sina armastad sellist maitserohelist? Mulle meeldib tomat. Sulle meeldib tomat? No näed, kui hästi ma siis ära tabasin üks tomat, eks ole, või sai. No õunu meil vist vaja ei ole siin, või tahad sa niisama närida need? Ma söön selle niisama ära. Palun, võta aga. Nii, selleks, et võileiba teha, siis võib kasutada loomulikult piparkoogivormi, aga võib teha siis ka noaga lihtsalt sellisest kandilisest saiast lõigata välja kõige esmalt selline kolmnurk ja siis teha selline pisikene kolmnurk veel siia ülesse. Ja nüüd ma annan sulle võimaluse natukene seda saia siis just võiga määrida. Kas mina saan? Ma arvan, et sa saad. Jah, niimoodi. Oraval on hambus käbi. Kui palju ma pean võid panema? No võid peaks ikka olema niimoodi, et korralikult oleks see sai võiga koos. Oot, näed, täitsa tubli. Oi, väga tubli oled, see sul tuleb väga hästi välja. Nii, ja kui sai on nüüd võiga koos, natukene parandan siin, kui sai on võiga koos, siis järgmisena võtame võileivavorsti, et siis tegemist Mõmmi võileivavorstiga. Kas seda võivad ainult mõmmid süüa? Ei, seda võivad kõik lapsed süüa, sellepärast, et vaata, Mõmmi ise mõtles, et kuidas see vorst kõige paremini lastele maitseks ja et see oleks ka selline kasulik. Siis ta arvas, et siia võiks vitamiine sisse panna. Et noh, vahest kui laps sööb, eks ole, porgandit või õuna, siis ta saab oma vitamiinid sealt kätte, aga mõni päev nagu lapsed ei tahagi üldse sellist puuvilja süüa, et siis võiks näiteks vorsti süüa, kus on vitamiinid sees, et Mõmmi on nagu kõikide asjadest hoolitsenud. Kui Jussi potis keeb jälle porgandipüree. Nii, näed, pisikene tore võileib. Tomatid ka? Ma arvan küll, kui me juba selle oleme siia laua peale valmis pannud, siis lõikame siit tomatist ka sellise toreda viilu. Paneme siia peale. Ja nüüd vaata, siin on veel üks asi, eks.
praegult on ta juba üpris kena võileib. Aga kui me paneme siia hästi pisikese rohelise tutikese peale, siis ta läheb veel ilusamaks. Mis see on? See on selline asi nagu petersell. Aga siia võib ka kasutada siis näiteks tilli või kurgiviilu hoopiski, et see oleneb kõik sellest, mida lapsed heaks arvavad ise ja mis neile kõige rohkem maitseb. Et sellise võileiva tegemise juures on kõige tähtsam tead, mis asi. No mis? See on see, et sul oleks piisavalt fantaasiat ja ma usun, et kõikidel lastel on piisavalt fantaasiat, et üks tore ja lihtne, kuid samas maitsev võileib teha. Kas nüüd on valmis? Nüüd on valmis. Head isu! No kohtumiseni! See on nüüd küll halb lugu, kuulge ärme seda juttu küll rääkima. See on nii naljakas. See on halb näide. Maaler kukeks kavatseis ja haab on noor, kuid igatsus on vana.